No nii, tere hommikust, kell on saanud 10 ja ma arvan, et me Heleniga alustame. Et tere kuidas sul? hommikust ka minu poolt. Jaa, tere hommikust! et rõõm on näha, et teid on siia infotundi päris palju kogunenud ja loodame, et teid tuleb veel võib-olla juurde, et mõned võib-olla jäävad mõned minutid hiljaks. Aga me teeme vaikselt algust, meil on aega 1,5 tundi ja loodame, et siis selle aja jooksul on piisavalt aega, et anda teile natukene ülevaade sellest, et mis õppekavadega tegemist on ja et teie saate siis omalt poolt veel küsimusi küsida ja arutleda erinevate teemade üle. Ähm, me salvestame seda tänast infotundi, et need, kes võib-olla siia täna kohale tulla ei saanud, et siis nemad saavad seda järgi vaadata. See salvestus läheb siis üles meie kodulehele, Tallinna Ülikooli kodulehele nende vastavalt siis nende kahe õppekava info alla, vastuvõtu info alla ja saadetakse siis kõigile teile, kes te siin täna kohal olete, ka meili peale. Nii et see info siis lihtsalt teile kõigile, et see salvestus vist juba käib, ma arvan, et Triinu on selle juba tublisti käima pannud, selle salvestuse. Ja noh, minul oleks ülimalt hea meel, kui te oleksite ka valmis oma kaamerad tööle panema, et oleks näha, kellega me suhtleme. aga et kui seda valmisolekut praegu ei ole, siis saame niisama ka hakata. Te võite kirjutada selle infotunni ajal oma küsimusi ka chati. Me ilmselt Heleniga ei jõua paralleelselt neid vaadata ja neile vastata, aga selle infotunni lõpuks kindlasti vaatame nad kõik koos üle ja kõik saavad oma vastused. Nii et meil on selline plaan, et mina vist alustan, Helen ja räägin natukene siis sotsiaaltöö magistriõppekavast, siis räägib Helen natukene lastekaitse magistriõppekavast ja siis on aega küsimusteks ja kommentaarideks ja vastusteks. Kas midagi jäi mainimata, Helen? Ei, kõik on hästi, ma arvan, et sa võid alustada. Jaa, ma panin paar asja slaidide peale ka, et oleks natuke lihtsam seda juttu jälgida ja ma panen need slaidid siit tööle. Ma loodan, et need on nüüd kõikidele kenasti nähtavad. Ma võib-olla siis alustuseks ütlen enda kohta nii palju, et olen siis Mariann Märtsin, olen sotsiaaltöö magistriõppekava kuraator vana nimega või praeguse nimega siis juht ja minu õpetamise valdkond ja teadustöö valdkond on siis seotud just psühhosotsiaalse tööga. Olen siis sotsiaalkaitse õppesuunas psühhosotsiaalse töö dotsent ja noh, mind kohtab siis ennekõike võib-olla sellistes kursustes, kus me räägime uurimismeetoditest, ennekõike võib-olla just kvalitatiivsetest uurimissuundadest ja kus me räägime siis rände ja kultuuriga seotud teemadel ja ka seal, kus me räägime perest ja vanemlusest, et need on võib-olla minu sellised peamised uurimistöö ja teadustöö suunad ja need on need loengud ja ained, kus siis mind rohkem kohata võib. Aga sotsiaaltöö magistriõppekavast siis, et kõigepealt õppekava eesmärkidest, et me oleme viimastel aastatel selle õppekavaga päris palju tööd teinud ja tulenenud on see vajadus selle õppekavaga tööd teha sellest, et me oleme siis liikunud edasi olukorrast, kus see õppekava oli nii-öelda avatud õppekava, kus kõikide erinevate hariduslike taustadega tudengid olid oodatud meie juurde õppima. Tänaseks on see siis nii-öelda kinnine õppekava, kus me eeldame, et need tudengid, kes meie juurde õppima tulevad, omavad varasemat kas siis sotsiaaltöö bakalaureusekraadi või siis mingisuguse lähivaldkonna bakalaureusekraadi, näiteks sotsiaalpedagoogika või noh, psühholoogia, mis iganes muud sellised sotsiaalvaldkonna õppekavad. Ja noh, sellest tulenevalt on siis täna meie võib-olla selline õppijaskond natukene teistsuguse
nagu noh, sellise ülesehitusega või natuke teistsugune seltskond. ja sellest tulenevalt me oleme seda õppekava üsna palju ümber teinud just selle mõttega, et ta oleks väga selgelt eristuv siis bakalaureuse õppekavast. ja meie suund täna on siis hästi selgelt sellele, et see sotsiaaltöö magistriõppekava on siis suunatud sotsiaaltöö ühelt poolt teostamisele, aga ennekõike siis just nimelt planeerimisele ja juhtimisele. et me oleme päris palju lisanud aineid, mis on just nimelt sellise sotsiaalpoliitika ja sotsiaalteenuste korralduse ja juhtimisega seotud, nii et täna see fookus on ennekõike seal. Hästi tähtis on ka see, et me proovime anda sellist võib-olla nagu natukene laiemat, võib-olla rohkem sellise makrotasandi arusaamist sellest, missugused on ühiskonnas toimuvad sotsiaalsed protsessid, kuidas neid kriitiliselt analüüsida ja mis on siis sotsiaaltöö roll nende protsesside kuidagi noh, ka vahel ka juhtimises, aga kindlasti seal nagu kaasatud olemises. ja hästi oluline osa on siis ka sellel, et meie tudengid saaksid siis sellise hea kogemuse sellest, et kuidas on siis sellist uurivat arendustööd siis teha, läbi viia, planeerida. ja noh, me ise arvame seda, et see magistriõppekava annab ka võimaluse siis ühele sellisele sotsiaaltöö valdkonnale natuke kitsamalt spetsialiseeruda, et see võib-olla on siis just nimelt läbi sellise nagu valikainete, et noh, kui inimestel on juba tekkinud selline selgem arusaam, et nad tahavad ühe või teise sihtgrupiga näiteks tööd teha tulevikus, et siis see selline spetsialiseerumise võimalus siin on. ja noh, kuna tegemist on magistriõppekavaga, siis teadustööl on hästi tähtis roll siin. nii et me arendame teie selliseid teadustööalaseid pädevusi või uurija pädevusi ja noh, iga aasta ikka loodame, et mõned inimesed siis, kes magistriõpingud on lõpetanud, lähevad edasi ka või tulevad siis meie juurde edasi ka doktoriõppesse, et see teadustöö on tähtis osa magistriõpingutest. nii, miks ta siit mul edasi ei taha liikuda? siis siit ja õppekava struktuurist ka. et need ainepunktide mahud on siin teie ees ja noh, võib-olla nad praegu teile liiga palju ei ütle, aga, aga võib-olla lihtsalt mõned asjad, mida ma siit tahaksin võib-olla välja tuua, on see, et noh, tegelikult kohustuslike ainete maht on üsna suur. ülikoolis on kõik ained täna meie õppekavas 6 ainepunktised ehk et neid eriala kohustuslikke aineid on päris mitmeid ja nad on siis ära jaotatud nelja semestri peale, nii et see koormus ühte semestrisse liiga suur ei oleks, sest need on üldiselt sellised olulised suured sisulised ained. eriala valikaineid on siis võimalik mitmeid valida ja noh, mis on siit oluline võib-olla märgata, on see, et praktikamaht on tegelikult suur, me oleme seda iga aasta järjest tõstnud ja täna on ta siis 12 ainepunkti. ja noh, lisaks siis ka sellised noh, vabaained ja üleülikoolilised valikained, mis annavad siis veel kord omakorda võimalust natukene seda õppekava võib-olla nagu oma selliste individuaalsete huvide ja spetsialiseerumise huvidest lähtuvalt kuidagi nagu üles ehitada. ja et siis see 54 ainepunkti, eks ju, need eriala kohustuslikud ained on siis selles õppekavas jaotatud sellise 3 ploki vahel. et esimene nendest plokkidest on siis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika ning siis sotsiaalteenuste korraldusega seotud pädevusi kujundavad ained, et siia alla lähevad siis nii teooriaaine kui ka siis erinevad sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika sellised ained. siis on, juba läks edasi. mida nüüd läks? siis on erinevad sidusvaldkondadega seotud pädevusi kujundavad ained, et nagu ma ütlesin, siis juhtimine on üks selline valdkond, mida me ise tähtsaks peame magistriõppes ja selleks on siis ka üks eraldi aine, aga siis
kuna meie õppesuunas demograafia ja vaimse tervise, rahvatervise valdkonnad on nagu hästi tähtsad teadustöö mõttes, et siis ka nende valdkondade selliseid teadmisi me oma tudengitele süvendatult pakume. Ja noh, kolmas plokk on siis selline uurija pädevusi kujundavad ained, mis siis valmistavad teid ette selleks, et magistritööd kirjutada ja edukalt lõpuks kaitsta. Korraks ütlen, et kellelgi on jäänud mikrofon lahti, et see natukene sellist taustamüra teeb siia, et äkki on võimalik seda kinni panna. Aitäh. ja siis eriala valikained, et sealt eelmise ühe slaidi pealt, kui te märkasite, et siis neid oli 18 ainepunkti ehk siis me eeldame, et te valite siit vähemalt 3 ainet, aga kuna teil on ka nagu vabaained, siis tegelikult saab valida neid siit rohkem ja noh, hea asi täna veel õppimise juures on see, et sisuliselt võite te valida nii palju, kui tahate et midagi selle eest otse juurde maksma ei pea, kui te jaksate ja tahate rohkem aineid valida. aga 3 tükki neist on siis kohustuslikud ja jällegi nad on siis erinevate semestrite peale ära jaotatud ja saate siis valida endale kuidagi enda huvidest ja enda spetsialiseerumisest lähtuvalt siia erinevaid aineid ja meie loogika siis selle magistriõppekava arendamise juures on olnud siis see, et kui ütleme selline nagu klienditöö baasteadmised ja oskused tulevad siis kaasa siis bakalaureuse taseme õpingutest, et siis me võib-olla selliseid nagu baasklienditöö aineid magistriõppes enam ei käsitle või me seda enam, neid oskusi me enam uuesti nagu õpetama ei hakka, aga me anname siis selle võimaluse, et kui sellised üldised nõustamise ja psühhosotsiaalse töö oskused on juba nagu baasoskustena olemas, et siis saab seda kuidagi nagu edasi arendada nende erinevate valikainete kaudu, noh näiteks ma ei tea, kriisinõustamise või lahenduskeskse või töö nagu valdkonnas või näiteks arendades oma grupitöö oskusi ja nii edasi. Nii et see selline nagu kitsamalt mingite oskuste, kas noh, juurdeõppimine või lihvimine siis pigem magistriõppes, mitte selliste klienditöö baasoskuste õppimine enam. ja siis paar sellist nagu olulist asja, mille peale võib-olla nagu tasub mõelda, et nende õpingutega seoses, et kõigepealt on inglise keel, et me eraldi inglise keelt täna enam oma õppekavas ei õpeta. Teil on võimalik seda õppida vabaainena, kui on tunne, et tahaks oma inglise keelt parandada. Küll aga me eeldame, et teie inglise keel on sellisel tasemel siia õppima tulles, et te saate ilusti oma õpingute käigus selle inglise keelega hakkama. meil on enamik õppematerjale inglise keeles. Magistritöö kirjutamisel tuleb töötada läbi üsna mahukas kogus erinevaid teadusartikleid, raamatute pealkirju, millest valdav enamus on inglise keeles. ja noh, samuti on meil ikkagi üsna tavaline praktika see, et mõned ained on inglise keeles või et meil käivad külalisõppejõud, teevad oma seminare erinevate kursuste raames ja need on enamasti ka inglise keeles, nii et inglise keelt on õpingute käigus kohe kindlasti vaja. ja seetõttu me seda ka sisseastumisel tegelikult teie käest natukene uurime, et kuidas sellega on, millisel tasemel ta on, ehk et osa vastuvõtu intervjuust toimub inglise keeles, et me saaksime aru, missugune see inglise keele tase täna on. me teda ametlikult ei testi, aga see on meie viis, kuidas siis tagada see, et teil ei lähe liiga keeruliseks, kui te meie juurde õppima asute. Praktika, et ma juba seda mainisin, et praktika maht on siis aasta-aastalt õppekavas tõusnud ja tänaseks on ta siis 12 EAP-d, me oleme ta jaganud 2 erineva aine vahel ära. nii et te saate nagu 6 ainepunkti nii-öelda ühes semestris ära teha ja 6 ainepunkti teises ja me oleme nii palju paindlikud, et ühe nendest 6 ainepunktist saab kanda üle nii-öelda võtaga
et kui te olete varasemalt töötanud sotsiaaltöö valdkonnas, et siis teatud osa praktikast saab nii-öelda olemasoleva töökogemuse pealt üle kanda, aga mitte kõike. Et meie eeldus on see, et te vähemalt ühe nendest kuue ainepunktilisest ainest teete kuskil mõnes teises organisatsioonis kui see, kus te täna töötate. Me ei anna teile seda võimalust, et te saate kohe esimesel semestril minna praktikale. Teisel semestril juba võib seda täitsa nagu plaanida, et see loogika on see, et te natukene ikkagi omandate mingisuguseid uusi oskusi ja teadmisi ja mõtisklete selle üle, et milliseid nagu uusi kogemusi teil selle praktika käigus vaja on ja siis selle pinnalt teete nii-öelda otsuse, et kuhu ja missugust praktikat siis tegema minna. Väga paljud meie tudengitest teevad praktikat esimese aasta järel, suveperioodil, et kuna see maht on päris suur, et siis päris paljud otsustavad kasutada oma puhkuseaega selleks, et vähemalt osaliselt see praktika ära teha. Aga noh, ei pea, et me proovime, me oleme väga teadlikud sellest, et meie tudengite elud on väga mitmekesised ja komplekssed ja on pere ja töö ja õpingud sellele lisaks, et me püüame siin olla nii paindlikud, kui me saame, aga noh, samas mitte siis võib-olla nagu selles õppe kvaliteedis ja praktika sisulistes nõudmistes järele andes. Panin siia kirja ka välismaal õppimise teema, et me väga-väga soovitame kõigil magistriõpingute raames mingil moel ikkagi välismaal õppimas korraks käia. Jällegi oleme väga teadlikud sellest, et pooleks aastaks või aastaks kuskile teise ülikooli minna on võib-olla väga keeruline, kui sul on juba lapsed ja töö ja muud kohustused. Aga õnneks tänapäeval pakutaksegi siis üsna palju selliseid lühiajalisi mobiilsuse võimalusi, mis on näiteks nädalaks kuskile mujale mingisugust kursust võtma minna ja neid me siis hästi-hästi soovitame ja loome ise ka neid võimalusi, et meie tudengid saaksid mujal natukene õppimas käia, sest see on hästi tähtis osa magistriõpingutest, et kuidagi oma seda pilti ja võimalusi avardada. Ja viimane, mille ma siia kirja panin, oli siis see teema, et on kursused ja magistritöö, et kui te nüüd tulete vastuvõtu intervjuule, siis me natuke teie käest küsime seda, et mis teie plaanid on ja mis see teema võiks olla ja mis te tahaksite teha ja nii edasi. Aga me saame väga täpselt aru ka sellest, et tegelikult noh, tõenäoliselt te täna veel täpselt ei tea, mis see teema võiks olla ja et see teema hakkab tegelikult nende õpingute käigus muutuma. Et meie soovitus on see, et hakata magistritöö teema peale mõtlema võimalikult vara, käia selles mõttes hästi selliste avatud silmadega erinevates loengutes, rääkida erinevate õppejõududega, uurida, mis on erinevate õppejõudude sellised teadussuunad. Me seda väga täna ei soosi, et te tulete täiesti mingisuguse oma teemaga, mis kuidagimoodi meie enda õppejõudude teadusvaldkondadega ei haaku, sest siis me lihtsalt ei oska teid juhendada. aga et kui see on teema, mis on vähegi meie õppejõudude nagu teadustöö valdkondadega seotud, et siis me kindlasti leiame siin sellise kokkupuutepunkti, et see teema ei pea kindlasti täna olema teil absoluutselt selge. Et pigem see siis me eeldame seda, et see hakkab niimoodi vaikselt kujunema ja noh, esimese aasta lõpuks võiks ta siis tegelikult olla üsna niimoodi hakata mingisugust piiri võtma, et mis valdkond ja mis teema, nii et Heleniga meil on just täna õhtul ka üks teine infotund veel, kus me siis oma magistrantidega räägime just sellest, et mis need magistritöö teemad võiksid siis olla ja missuguseid teemasid erinevad õppejõud on valmis juhendama. Ja siis sellel aastal siis, nagu ma juba ütlesin, on siis vaja, et oleks kas eelnev haridus sotsiaaltöö valdkonnas või mõnes lähivaldkonnas või siis tasandusmooduli läbimine. Meil on kokku 30 tasuta kohta, 15 tasulist õppekohta.
õpe kestab 2 aastat. Ja see õpe on intensiivne, et nende 2 aasta jooksul siis tuleb arvestada sellega, et ülikoolis tuleb olla üle nädala, neljapäevast kuni laupäevani ja vahel on need päevad väga pikad. Et me küll nagu proovime teha neid päevasid nii inimlikeks, kui see vähegi võimalik on, sest me saame väga hästi aru, et hommikul 8-st õhtul 8-ni inimene ei suuda õppida. aga noh, vahel lihtsalt see nii läheb, et need päevad lähevad väga pikaks ja väga intensiivseks, nii et selleks peab valmis olema, et need koolipäevad on pikad ja teha on palju. Ja vastuvõtu puhul siis sellel aastal vastuvõtueksam koosneb siis vestlusest ja CV-st. Ja need osakaalud on teil siin näha ka, et vestlus on tähtsam kui CV. CV on siis maksimaalselt 2 lehekülge pikk ja me tahaksime, et see oleks kindlasti fotoga ja et te saaksite selle ilusti saisi juba varasemalt üles laadida, mida täpselt sinna CV-sse kirja panna, see info on kõik kodulehel olemas, nii et vaadake sealt. Ja vestlus on siis individuaalne ja kestab siis umbes 15 minutit. Ja noh, see, mida siis me vestlusel hindame, et see on samamoodi üsna täpselt lahti kirjutatud koduleheküljel, nii et uurige sealt natukene neid tingimusi ja neid hindamiskriteeriumeid, et te teaksite, mida me siis seal hindama hakkame. Aga et lihtsalt võib-olla nagu taustaks nii palju, et meid ei huvita mitte võib-olla nii väga see, mida te täpselt olete teinud või mis on see täpselt teie selline nagu kogemus, vaid pigem see, kuidas te sellest arutlete, kuidas te sellest mõtlete, kuidas te seda oma sellise võib-olla nagu pikema karjääriplaaniga seostate. Kuidas te saate aru sellest, mis meie ühiskonnas toimub, et te olete lugenud, ma ei tea, ajalehti, ajakirju, teate, missugused on praeguse aja sellised kõige valusamad võib-olla sotsiaalprobleemid ja nii edasi, nii et selline nagu arutlemise ja võib-olla sellise kriitilise mõtlemise oskus on see, mis meid ennekõike huvitab seal vestlusel, mitte niivõrd täpselt see, mida te olete teinud või ei ole teinud, eks ju, vaid pigem see, kuidas te seda mõtestate. Ja mina vist panen siinkohal punkti ja jätan Helenile, annan Helenile sõna. Nii et ja küsimusi siis saab küsida pärast. tere veel kord minu poolt, jagan ka kohe oma slaide. nii, peaks olema nähtav, on. jah, mina olen Helen Saarnik, lastekaitse magistriõppekava juht alates sügisest ja lisaks olen ise ka aktiivne tudeng siis Tallinna Ülikooli doktorantuuris, sotsiaaltöö doktorant. muidu veel minu taustast, et töötan lisaks siis ka huvikaitsejuhina Lastekaitse Liidus, aga seal on mul sellest sügisest näiteks esimese kursuse praktikant, et samuti ka selline huvitav võimalus, mida saab pakkuda. ja minu uurimustöö teema siis on laste osalusõigus, üldse minu töö on lapse õigustega, kuidas need on rakendatud ja tagatud siis praktikas ja kõik sellega seoses. ja lastekaitse magistriõppe õppekava on siis suhteliselt uus, see on 2023 aastal oli esimesed sisseastujad meil ja sellel aastal kevadel siis on esimene lend lõpetajaid, et väga põnev aeg on. ja nagu näete, siis see on üks meie 6 õppekavast ja bakalaureuseõpet siis lastekaitses ei ole, vaid see on siis juba nii-öelda spetsialiseerumine magistri tasemel, et edasi arendada siis neid lastekaitsetööks, lastekaitse ja laste heaolu poliitikate kujundamiseks ja üldse selline valdkonnaülesem, aga kitsama spetsiifikaga õppekava. palju on juba sarnast, mis on sotsiaaltöö õppekavaga, aga siis kiirelt ka need eesmärgid. et samamoodi on see siis teadmiste ja oskuste arendamine
siis tööks laste ja peredega, aga mitte siis ainult laste peredega töö, vaid üleüldiselt siis ka poliitikate kujundamine, teenuste arendamine, et valdkonnaga seotud. Ja väga oluline üks üldpädevus, millele me keskendume, on siis refleksiivne ja kriitiline analüüsioskus, mis on äärmiselt oluline, õiguslike eetiliste küsimuste mõistmine lastekaitse valdkonnaga siis seoses ja uurimustöö pädevused, et seda siis mitte ainult magistritöö kirjutamise jaoks, mis on üks praktilistest väljunditest, aga sealhulgas see toetab ikkagi sellist erialatööd ka praktikas ja, ja loomulikult ka siis ettevalmistust meie doktorantuuriks, kuhu me väga teid ka ootame. Õppekava struktuuris siis sarnane ülesehitus sotsiaaltöö õppekavaga, et on üleülikooliline aine, eriala kohustuslikke aineid ka 54 EAP-d, et päris palju, valikained, vabaained, praktika siis sarnaselt sotsiaaltöö õppekavale 12 EAP-d, samuti on see tõusnud, ja siis magistritöö ja kokku on siis 120 EAP-d. Ja siin ma olen välja toonud ka siis need erialakohustuslikud ained ja, ja siis eriala valikained, mida samamoodi võite siis vastavalt huvidele valida. Ja mind ise näeb siis lapse õiguste seminaris ühe õppejõuna. Selle aasta vastuvõtus siis, et ka sarnaselt siis teisele õppekavale oleme me kinnine õppekava ja ootame siia siis sotsiaaltöö või sotsiaalpedagoogika bakalaureusekraadiga tudengeid, kellel on siis need nii-öelda põhioskused ja pädevused juba käes ja et eesmärk siis ikkagi fookus on edasiarendamisel ja täiendamisel. Et kordust ei ole, vaid lihtsalt ikkagi lähme edasi spetsiifilisemaks ja põhjalikumaks. Ja kellel siis seda bakalaureusekraadi nendes erialades ei ole, siis ootame ka tasandusmooduli läbimist ja selle kohta on ka siis informatsioon kodulehel olemas ja julgustame ka meiega siis ühendust võtma, et ikkagi vaatame ka, et mis on see eelnev taust olnud, äkki annab sealt midagi üle kanda, et saame arutada ja vaadata. Ja tõin ka välja sügissemestri õppesessioonid praegu, et oskaksite planeerida aega, et see on ka väga oluline, et ootame teid ikkagi koha peale osalema. Pikad päevad, üle nädala siis toimuvad need sessioonid. Ja nii, vastuvõtus jälle sarnane sotsiaaltöö õppekavaga, et oleme nüüd ühtlustanud ka need tingimused, et ootame siis CV-d koos fotoga, mis annab siis 10% sellest kogu tulemusest ja palume selle siis ette laadida SAIS-i süsteemi, et meil oleks juba olemas ennem, kui te meiega vestlema tulete. Ja vestlused, mis toimuvad siis 9.–10. juulil, need annavad siis põhiosakaalu sellest vastuvõtu eksamist siis võib-olla võib öelda. Ja seal me ka siis arutame teiega, soovime kuulda teie mõtteid just selle suhtes, et kuidas te näete siis enda edasist karjääri, millistest teemadest te olete huvitatud, kuidas te seostate siis laiemaid sotsiaalseid probleeme lastekaitse ja laste heaoluga. Ja, ja inglise keele oskus sarnaselt sotsiaaltööle, et väga oluline oskus meie õppekaval, et saada siis õppetööd läbida, et materjali on palju inglise keeles ja et see on siis jah, et saada ka sellist rahvusvahelist laiemalt valdkonnaülest pilti. nii, aga ega me siin väga pikalt siis jah, ei peatugi, et et ootan pigem võib-olla küsimusi, et väga palju sai Mariann juba öeldud, et kui on siis spetsiifilisemaid küsimusi, et siis pigem jätaks aega nendele küsimustele. Aitäh, ma lõpetan enda ekraani jagamise ja siis me saame vaadata chati, ma arvan, et ma näen, et siin üks küsimus on ja sotsiaaltöö. Jaa, ma jään isegi vastuse praegu võlgu, et palju on olnud täpselt, kas on küsimus, et palju on kohale või? et ma arvan, et äkki see oli üle 2 inimese eelmisel aastal kohale.
et midagi sellist ta on olnud, ma praegu täpse numbri jään võlgu. ja ka julgelt võib küsida ka otse mikrofoni. ja ei pea chati kirjutama, aga võib ka chati kirjutada. tere. vajadusel hübriidi. no me ikkagi eeldame seda, et enamasti toimuvad meil loengud kohapeal ja me eeldame seda, et tudengid tulevad ikkagi ülikooli kohale. me hübriidi täna enam tegelikult ei toeta, ehk et on vahel seda, et kogu nii-öelda loeng või kogu seminar toimubki online ja see variant ikkagi noh, üsna mitmetes loengute kursustel vahel ikkagi nagu ette tuleb, aga seda, et me teeme hübriidina, et osa on kohal ja osa on kodus, et seda me täna enam ei toeta. Et me ise mõtleme niipidi, et see kohapeal käimine, meiega suhtlemine, aga nagu ennekõike võib-olla isegi oma kursakaaslastega suhtlemine on üks äärmiselt tähtis osa sellest, et kuidagi sellesse erialasse sisse kasvada, et meie vilistlased räägivad väga selgelt seda keelt, et see grupp inimesi, kellega koos kuidagi nagu magistriõppes on saanud õppida, et nendest tegelikult saab see selline noh, võib-olla kas just tugigrupp, aga see oma nii-öelda selline võrgustik, et me tegelikult nende õpingute käigus räägime ka väga palju sellisest enesehoolest ja sellest, kui tähtis on see, et sotsiaaltööd tehes või lastekaitsetööd tehes, et sul on oma nii-öelda see võrgustik või oma seltskond, kellega sa saad mingisuguseid mõtteid põrgatada ja oma kuidagi nagu keerulisi võib-olla nagu tundeid ja kogemusi arutada. ja sageli selleks saab see grupp inimesi, kellega koos sa oled õppinud siin ülikoolis. et seetõttu noh, see kohal käimine ei ole lihtsalt see, et meile kuidagi tundub see mugavam või me tahame teid hirmsasti sundida, vaid me tegelikult arvame, et see on oluline osa sellest õppeprotsessist ja selle eriala sisse nii-öelda kujunemisest ja selle identiteedi väljaarendamisest, nii et seetõttu me seda hübriidvarianti jah, täna väga palju ei soosi või noh, üldse ei soosi hübriidi. jah, ja lisan ka omalt poolt, et need õppemeetodid, et kuna on pikad päevad, et see ei ole tavaliselt ka sellised pikad loenguformaadis siis seminarid, vaid ikkagi me ootame selliseid arutelusid, praktilisi ülesandeid, et see on ka väga oluline, mida me ei saa siis tegelikult siis niimoodi hübriidis või veebi teel teha, vaid ikkagi jah, et kohapeal osalemine. nii, vaatame, et kui inglise keel ei ole just nii hea, kui võiks, et kas see võib saada määravaks sisseastumisel. No selles suhtes, et tihtipeale inimesed on ka kriitilisemad, kui nad võib-olla peaksid enda oskuste üle, et kindlasti ärge sellepärast jätke kandideerimast ja vestlusele tulemast, et arutame ja meil on võimalus tõesti siis inglise keelt ise ka juurde õppida ja arendada. just ka lugedes valdkonna eriala ajakirjandust, artikleid, et selles suhtes, et see, et me ikkagi eeldame, et see oskus ka areneb õpingute jooksul et kui tõesti siis noh, et kui me näeme, et tõesti üldse aru ei saa, et siis see võib tõesti saada takistuseks siis õpikute nii-öelda läbimisel, aga jah, et tulge ikka kohale, vaatame koos. et see on tegelikult jah, väike protsent seal, et seal oli ka teisi neid nii-öelda kriteeriumeid, et mingi miinimumlävend meil on, aga jah, et ja, ja lihtsalt varasema kogemuse pealt võib-olla ma olen selles mõttes Heleniga hästi nõus, et sageli inimesed on enda keeleoskuse suhtes kriitilisemad, kui peaks. et proovige, et igal juhul proovige rääkida, et kõige hullem on see, kui te vestlusel lihtsalt ütlete, et ma ei räägi ühtegi sõna inglise keelt ja mitte midagi ei proovigi öelda. et igal juhul proovige, et mingid punktid te kindlasti selle eest saate ja võib-olla sellest ka piisab, eks, et kui muudes kriteeriumites olete väga tugev, nii et jaa, veel kord, nagu Helen ütles, et ärge sellepärast tulemata jätke ja kandideerimata jätke, aga
aga see võib olla jah, nagu lihtsalt teeb enda õpingud natukene keerulisemaks ja saab vabaainete raames saab tegelikult inglise keele kursustel ka käia ja juurde õppida ja oma taset parandada. Soome või vene keele lisaks õppimine, need võimalused on ülikoolis olemas, et noh, selles mõttes ülikoolis on väga palju erinevaid keele õppimise võimalusi. miks me oleme just nii palju räägime inglise keelest, on seetõttu, et enamik teaduskirjandusest tänapäeval on ingliskeelne. Ja noh, teil on lihtsalt noh, nii õpingute käigus kui ka magistritööd kirjutades väga keeruline, kui seda keelt noh kohe üldse ei valda, et läheb lihtsalt keeruliseks materjale läbi töötada. aga kui tahate soome või vene keelt juurde õppida, et siis neid võimalusi ülikoolis on, jah. jah, ja lisaks annab selle võimaluse ka näiteks mobiilsus, et miks mitte Soome, siis meil on olemas nii välispraktika võimalus, aga ka jah, et lihtsalt mõnda siis kursust või lühiajalist mobiilsust siis teha. et see annab ka ju keeleoskusi juurde. minul on üks küsimus. Kui suurt rolli mängib sisseastumiselt see, kas on sotsiaaltööalane töökogemus või ei ole? Kas see, kui inimene on töötanud sotsiaaltööl või ei ole töötanud, kui suurt rolli see mängib? Et kui te vaatate neid hindamiskriteeriumeid, siis töökogemus ja selle mõtestamine on üks kriteeriumitest. Kui inimesel üldse töökogemust ei ole, siis see ei tähenda seda, et nad ei peaks üldse kandideerima või ei peaks üldse tulema proovima, et kindlasti tasub seda teha. Aga see, kui on selles valdkonnas juba töötatud ja te oskate seda ka nagu noh, mõtestada selles mõttes, et kuidas siis see magistriõpingud nagu haagivad või miks neid magistriõpinguid teie nii-öelda töö kontekstis täna vaja on, eks. et siis see võib anda lisapunkte juurde, jah. aitäh. kas ma vastasin? aga jah, veel kord, et siin ei ole mitte tähtis see, et kas see töökogemus on olemas või mitte, vaid see, kuidas te seda mõtestate, eks. et noh, ma arvan, et enamik inimesi, kes tulevad meile vähemalt senise kogemuse pealt, enamik inimesi, kes tulevad meile magistriõppesse õppima või kandideerivad, nad on mingisuguse ähm, sotsiaaltööga seotud tegevusega varasemalt kokku puutunud, eks. see võib olla näiteks ülikooli praktika käigus, see võib olla mingisuguse vabatahtliku tegevuse käigus. et oluline ei ole siin see, et kas see kogemus on olemas või mitte, vaid see, kuidas te seda mõtestate, kuidas te oskate seda välja tuua, miks see oluline on, kuidas see on mõjutanud seda, et te olete täna siia magistriõppesse kandideerima tulnud ja nii edasi. nii, ma näen, chatis on küsimus lastekaitse õppekava kohta, et kui palju on see seotud siis sotsiaalpedagoogikaga. jah, et eelnevalt oli see tõesti lastekaitse ja sotsiaalpedagoogika magistriõpe ja nüüd on see siis eraldiseisev lastekaitse. et eks seal nagu seoseid ikkagi on selles suhtes, et ikkagi töö lastega, laste heaks ja kohtadega õppejõude, kes on siis spetsialiseerunud sotsiaalpedagoogikuga, küll aga jah, et meil on ikkagi et need teadmised me ootame juba nii-öelda bakalaureuse poolt rohkem ja et siis arendame edasi lastekaitses, et seos on, aga fookus on ikkagi lastekaitsel. ja küsige veel, ma näen, et siin on mitmeid meie enda tudengeid ka, et äkki teil on juba praeguse kogemuse pealt tahate midagi. kõik selge. kas võib ja kui pikad õppepäevad on see on hea küsimus. õppepäevad on esimesel aastal pikemad kui teisel.
et esimesel aastal, kuna, et noh, see koormus natukene jaguneb nii, et selliseid nagu noh, eriti neid kohustuslikke aineid, aga ka valikaineid tegelikult esimesse aastasse jääb rohkem ja teisel aastal on natuke rohkem aega tegeleda magistritööga. et siis need päevad on esimesel aastal pikemad ja noh, paraku juhtub vahel tõepoolest nii, et nad on nagu hommikul 10-st kuni õhtul, ma ei tea, 6-ni näiteks. et mitte küll nagu iga nädal ja mitte nagu terve aasta lõikes, aga jah, neid selliseid pikki päevi tuleb küll ette, jah. mida me selle tunniplaani kokkupanemisel püüame ikkagi nagu arvestada, on see, et kuna me teame, et üsna paljud meie tudengitest elavad väljaspool Tallinnat või Harjumaad ja nad tulevad ikkagi noh, selleks õppesessiooniks nii-öelda spetsiaalselt Tallinnasse, et siis me proovime seda sättida nii, et noh, näiteks neljapäev ei hakka kohe kell 8 või et kui seal on noh, et ei jää ühte näiteks loengut ainult laupäeva peale, et siis me pigem nagu proovime nad kahe päeva peale ära mahutada, et saaks koju tagasi minna. aga no vahel see lihtsalt ei õnnestu, eks, et noh, vahel on õppejõudude mingisugused graafikud sellised, et ei ole seda võimalik teha ja nii edasi, aga jah, me nii palju, noh, me selles mõttes oleme hästi teadlikud sellest, et tudengid tulevad mujalt ja et proovime teha nii, et oleks võimalikult mugav, et sinna ei jääks selliseid nagu auke, tühja istumist lihtsalt ja muud taolist, nii et jah. ja Evelin, teie tegite mikrofoni lahti, kas oli mingi küsimus? jah. kas ma võin nii palju küsida omalt poolt, et äkki andke käega märku, kes on mõelnud kandideerida mõlemale õppekavale? okei. sotsiaaltöö õppekavale? Mhm. ja siis ma eeldan, et siis kõik ülejäänud lastekaitsele. võib-olla mõned ei ole ka arvuti juures või ja, jah, okei, et siis võib-olla nii pooleks või? igatahes väga ootame teid kandideerima ja loodame tõesti, et saame koos sügisel alustada. ja võib-olla see ka, et nii nagu Helen ütles, et kui on mingisuguseid küsimusi või tahate midagi täpsustada ja üle küsida, et siis andke märku, et noh, õppenõustajatele võib esimesena saata kirja, aga võib ka meile otse, nii et me igal juhul ootame teid väga õppima ja loodame siis teiega suvel kohtuda. Mhm. jah. Küsimus. No see sõltub jah, sellest kuu pikkusest või kuidas need nädalavahetused hakkavad seal mängima, et võin selle slaidi ka uuesti välja otsida muidugi. et, ähm, et see sõltub jah, et september tõesti on nüüd 3 sessiooni, eks ole, aga novembris näiteks 2 ja detsembris kas siis 1 või vajadusel 2. et see sõltub jah niimoodi kuu lõikes, et kuidas need kuupäevad jooksevad. ja erinevad pühad, eks ju, et see Mhm. on teine teema, et me just. proovime seda vältida, et siis natukene võib-olla lähevad need nihkesse mõnikord need nädalad.
jaa, aga mulle tundub, et äkki vist hetkel rohkem küsimusi siin ei ole, mida tahaks küsida, et kui keegi tahab jääda veel nagu ja kui spetsiifilisemalt väiksemas ringis küsida, et siis me oleme Heleniga veel mõned minutid siin olemas, aga kui selliseid üldiseid küsimusi rohkem ei ole, siis meie väga täname teid osalemast ja ootame teid siis suvel vastuvõtukatsetele. aitäh teile. aitäh! ja seal on küsimus nende kodutööde mahu osas, et ma ei tea, tahad, Helen? ja et seda mahtu me niimoodi konkreetselt, see sõltub ikkagi nendest ainetest, et mis te võtate, aga kodutöid ikkagi on, et me sessioonõppe puhul eeldame ikkagi iseseisvat tööd ja kodutööde tegemist ka päris suures osas, mis annab muidugi selles mõttes positiivset paindlikkust, eks ole, et te saate ikkagi ise vaadata, et kuna on sobiv neid kodutöid teha ja seda materjali läbida. et aga jah, sessioonõppe puhul ikkagi see kodutöödele on suhteliselt suur maht ja koolis siis pigem kas reflekteerime, teeme nende põhjal ülesandeid, et ikkagi juba tugineme selles, et niimoodi duubeldamist ei ole, et teeme kodus ja teeme sessioonis ka siis. loodan, et vastasin küsimusele. aitäh kõigile osalemast. ma vaatan, et siin mõned inimesed on veel jäänud. ehk on veel küsimusi. Mhm. ma arvan, et me võime siis öelda ka omalt poolt nägemist ja aitäh.